Nonii, täna on 4. oktoober ja täna on siis legendaarne Saadjärve Haug võistlus Saadjärve Haug 2025 ja minu meelest peaks olema see 15. Saadjärve Haug, mis toimunud on. Mina ise osalesin võistlusel viimati 2012 aastal ja sain toona auväärse 3. koha. Siin pildi peal on ka siis see Nagamann oma karika ja väikse jäkuga. Et siis 12 aastat tagasi viimati ja nüüd lähen proovin jälle, kuidas õnnestub. Et paat on valmis pandud siin akut täis ja põhimõtteliselt autole konksu visata ja ongi minek. Täna võistlen koos oma vennaga ja vaatame, kuidas läheb. Aga slipil juba näeme siis. Stardini on 5 minutit ja näpp on päästikul juba. Relvad on laetud. Püss on laetud. Ootame viisakalt ära ikka iga minut. Ja hakkasin mähkerdama. Positiivne on see, et lubati vähemalt kuskile järve peale ära luristada stardiajaks, et kui oleks sealt hakanud tulema Tabiverest selle trollikaga, siis oh jumal, sõidad edasi ja tagasi ja ongi aeg läbi. Nii, minut jäänud. 59 on praegu. Vaatame, kus ei näe. Vaatame 0-0 ära, kas raketti näeb või näeb. Nüüd käis pauk ära. Ja ongi start. mängu veel.
suur rekord. Aitab menetada või? Ei tea. Või menetad ise? Ta on nii hästi kinni. Seitse minutit lõpuni. Ai, 2 minutit on veel, et viimane kuradi. Viimane lambi vise ja mis see olukord veel oli? Mingi aeg tagasi see kohtunikuproua ütles, et meie 78 senti oli suurim, aga see vist oli mingi tund aega tagasi või midagi. Kokku saime 3 kala. Võistluse lõpuni on 1 minut. Skoor jääb selliseks ilmselt. Suure tõenäosus. Viimane vise veel heitlik või? Kui nüüd pauku ära ei käi, siis on kõik. Aga see oli praegu päeva pikim vise. Jah, päeva pikim vise läheb ka siia. Ongi kõik. Auk käis ära ja mäng on läbi. Aga kui nüüd tuleb, siis saab. Siis petab ära veel. Siin ikka asjad kokku ja ma olen punuma. Lähme siis sinna ka noolima. Võib-olla ei saadki keegi kohale. Jah, kuradi kogu pikkud ja kõik jutud ja suurim. Eks nad ikka saevad. Ja, seal on Madis siin ja Kalev siin. Ja seal on Vjatšeslav Ševtšenko, Stanislav Pešukov. Aplaus! Saadi Rahu 2025. See on ka suurim jäägermeister. Suurim jäägermeister. Kringlit tahaks. Kringlit tahaks küll. Muud ei tahakski. Fännid tulid paati vaatama, et fännile ka sõnu anda. Tere! Olen tõesti Madisest. Eesti Madis. Jah, et olen paadi videot vaadanud ja jube ägedalt on ehitanud ja see, kuidas Madis oma neid kommentaare on andnud, see on nagu ülimalt lahe ja kuidas tema selline rahulik stoilisus, see on nagu super ja mul on hea meel, et ma täna sain selle mehega kokku ja ma soovin talle igal juhul konks näppu. Ma ei taha öelda, et konks sinna. No, eks ta sinna ka satub. Ei satu näppu, et hästi tubli ja äge ja edu. Kuule, aga tohi.
ole me tubli. teeme siin ka lõpuni ja Jah, tehke lõpuni, jah. et mis meie saime siin siis täna. Kalev püüdis suurima jäägermeistri. Kalev püüdis suurima augi. Mina näitasin, Kalev püüdis. Siis saime maailma suurima jäägermeistri. Makrofleksi särgid. 2 tükki. Poti lignu. ja tahvli kadaka. Kettaid. Kadaka kettaid, need me saime selle eest, et me saime 6. koha. 190 midagi. Midagi sentimeetreid oli, aga ütleme nii, et kehv päev oli muidu üldiselt Saaremaal. Nii, korraliku kokkuvõtte jaoks jälle nagu ikka püügi lõppedes ei ole nagu enam seda tuju ja tahtmist, ei viitsi. Et nüüd on võistlus läbi ja paat puhtaks tehtud ja ära pandud ja nüüd väike kokkuvõte, et nagu ikka võistluste päeval on ülikeeruline, aug ei võta. Et seal oligi 2 varianti tagantjärele mõeldes. Kas siis ukerdada ikkagi sügavamal ja üritada mõni suurem kala kätte saada. Või siis teine variant, nagu siin paljud kasutasid, läksid madalasse neid nibin-nabin haugipliiatseid taga ajama ja põhimõtteliselt see, kes ikkagi 5 kala kaardile sai, siis see oli juba seal esikolmikus kirjas ka, et meie saime 3 kala ja ka siis suurima haugi püüdis vend mul. Suurim aug kõigest 79 sentimeetrit, et seal ei ole midagi erilist, et see näitab, et kui keeruline see võistlus seekord oli, et väikest kala saadi, aga suurt oli ülikeeruline saada, et mõned vist oli 2 sellist kobedamat näitu saime küll, nii et hakkasid landile järgi jooksma, aga seda pauku ära ei käinud, et oleks-poleks, on ju. Sama hästi oleksime võinud peale 3. kala minna ka madalale ja veel paar nibin-nabin 152+ sentimeetrit kirja saada endale, aga me jäime ikka sinna sügava peale kinni kuidagi ukerdama ja see püügiaeg on nii meeletult lühike tegelikult, 4,5 tundi, et see läheb nagu naksti. Kokkuvõttes võib rahule jääda 6. koht ja suurim aug ja oli tore.